tere õhtust! Tahan puudutada ühte teemat, mis on maha salatud nii meie koolides, meie arstide poolt, meie ajakirjanduses. See puudutab siis meie pärimusi, meie naiste siivust, mis on olnud väga pikka aega tegelikult meie esivanemate elukommetes sees. See on siis meie naiste puhtus, ütleme süütus, ja selle teema nimi on telegoonia. Ma lähen kõigepealt jutuga siis meie tõuloomade juurde. Kõik, kellel on kodus tõukoerad, kellel on Eesti Kenneliidu või muu Kenneliidu tõupaberid, need teavad, et kui nende emane koer pääseb jooksu ja vahepeal kargab teda mõni hulkuv krants, sealt sünnib siis pesakond krantsikutsikaid, siis need kutsikad ei ole mitte tõukutsikad, vaid on krantsid, olgu, et nad peaks olema pooltõukutsikad. Krantsid tavaliselt südametult hävitavad ära, südamlikud jagavad ära kellelegi, aga järgmine kord, kui seda sama emast koera siis paaritada samast tõust sisasega, ei saa see emane koer enam olla tõukoeraks. Kutsikad ei saa enam tõupabereid ka selle tõupaberitega isakoeralt, sest kiirel läheb telegoonia ehk see emane koer kantakse maha. Kantakse maha siis sellepärast, et eelneva krantsi emast koera siis karanud, paaritunud isase koera energeetiline DNA on jäänud emase tõukoera emakasse ja järgmise paaritumise käigus, vaatamata sellele, et toimus isase tõukoeraga, sünnivad siis mitte tõupuhtad kutsikad. Sest füüsiline isase tõukoera DNA ja energeetiline eelneva krantskoera DNA segunevad ja tulemus on siis ikkagi segavereline koer. Ehk siis energeetiline DNA toimib koerte puhul ja millegipärast arvavad inimesed, et see ei toimu nende puhul, et see on mingine teema, mida ei pea puudutama, mingi luulu, mingine utoopia, meditsiinist pärit, nagu meil siin räägitakse, paljud söandavad öelda, kuid võtame järgmise asi tõendi, lähme hobuste juurde. On olnud juhtumeid, kus emast mära on siis paaritanud isane sõbra. See paaritusakt on võimeline teostuma, kui sellest aktist ei ole võimelised sündima varsad, kuna nende geneetiline ehitus on ikkagi erinev. See akt on viljatu ja kui pärast selle sama märaga paaritub siis isane täkk, hobutäkk, siis sünnib sellest suguaktist varss või varsad ja on juhtumeid, kus pärast sõbraga paaritumist sünnivad tavaliselt hobuselt, hobutäkult triibulised varsad. Ehk siis järeldus, kui sõbra DNA ei sobinud viljastamaks seda hobumära, siis tema energeetiline DNA on jäänud sinna püsima ja järgmise kord, kui tuleb täkult füüsiline DNA, siis energeetiline DNA haakub sellega ja muudab hobuse DNA-d siis vastavalt sellele, kui tugev ta on ja just seepärast on võimalik, et sünnivad järgmise paaritumise käigus triibulised varsad ja tegelikult sellel isas hobusel üldsegi sünnida ei saaks. See on telegoonia. Ja siis näide number 2, mis toimib. Nüüd lähme inimese juurde. Moskva olümpia 1980, sügav Vene aeg. Venemaal käib vähe turiste, Nõukogude Liidus inimesi välja lasta ja iga musta nahavärviga inimene on väga haruldane
tuli sportlaseid, väga palju oli vene naisi, kes mustadele ja neegrimeestele alla heitsid, tahtsid nendega siis sugu teha. Muidugi lapsi ei soovitud, aga sooviti seda eksootikat, seda põnevust, seiklust. Ja möödusid aastad ja naised abiellusid, võtsid omale valged vene mehed. Ja oli palju juhtumeid, kus nende naistel Venemaal siis sündisid mulatid lapsed ja valgetelt meestelt. Kui mehed hakkasid süüdistama oma naisi siis pettuses, et nad on petnud meest, on saanud lapse neegritega, siis naised vandusid meestele truudust, vandusid, et lapsed on nende omad, kui lapsed olid mulatid, aga mehed olid valged. Ja naised, nagu ma kuulsin, jäeti maha kõik meeste poolt, sest ükski mees ei uskunud, et valge mehe poolt on naisel võimalik sünnitada mulatti. Kuid tegelikkuses need naised ei valetanud, nad rääkisid tõtt, mehed olid nende laste isad. Aga toimis telegoonia ja nende eelnevate neegermeeste energeetiline DNA oli jäänud naiste emakasse ja mängis siin suurt osa selles, et laste nahavärv muutus tumedaks. See on siis eriti oluline, kui naisel on esimene mees, neeger, siis naise esimese orgasmiga avaneb emaka energeetiline väli ja sinna talletab siis selle mehe energeetiline DNA. Kuid see pole ka kõik, sest iga vahekorraga, mis naine teeb, sooritab iga suguaktiga, tegelikult kinnitab mees nagu konksu emakasse oma energeetilise DNA. Ja mida rohkem naised on partnereid, seda rohkem on naise emakas erinevat DNA, sinna tekib DNA segasema suvila ja iga mees talletab naise emakasse siis oma geneetika, nii häid külgi, halbu külgi, halbu iseloomujooni, haigusi ja sageli on siis need mehed, kes on siis suured gigolod, suured playboy'd, on üle käimas suurtest superist naistest. Ütleme niimoodi, et suures osas kaagid, õllemehed, jätmas väga suure jälje oma naiste, oma seksuaalpartnerite emakatesse, kes tegelikult siis kunagi hiljem abielludes korralike meestega saavad siis oma lapsi, kes sarnanevad pigem rohkem nendele eelnevatele kaakidele, kellega siis kunagi suurest pöldudest pursspeaga seksitud on. Nii et naised peaksid oma seksuaalset puhtust hoidma just nende väärikate meeste peale, kes tegelikult ei ole nii pealekäivad, ei ole nagu naisi vallutavad, kuid kes saavad tihti lapsed, kellest mingi osa ei ole enam nende omad, vaid on nende suurte peomeeste halvade omadustega, halva tervisega, kehvema DNA-ga meeste lapsed. Ja just sel moel käib alla suure kolinaga inimkonna DNA, inimkonna geneetika toiskub ja rohkem sünnib lapsi, kes tegelikult on siis selle põhjakihi meeste poolt kaudselt läbi energeetilise DNA joostatud. On teema, mida tasaks mõelda läbi koerte, läbi hobuste, läbi Moskva olümpiamängude juhuse, sest telegoonia on olemas. Sellest on teadlikud olnud meie esivanemaid, kuid meie liberaalsotsialistlik haridussüsteem on selle maha vaikinud. See on meie inimkonna allakäigu võtmeks ja ma tahan, et eriti naised te selle kõike teaksite ja hoiaksite ennast. Hoidke oma siivust ja säilitage oma DNA arukate, tegusate ja tervete meeste jaoks, sest siis saate te omale lapsed, kes tegelikult on väärikad ja tegelikkuses on just sellised, just sellelt mehelt, kellelt te neid saada tahate.
olge teadlikud ja jälgige elu natuke teise nurga alt. Vaadake raamidest väljapoole ja märgake, et kuskil kaugemal on hoopis teine pilt ja hoopis teine tegelikkus. See oli Raivo Orbussaar. See oli meie saade Pärimused ja kohtume järgmises saates järgmiste pärimustega.